Tere õhtust. Täna on 4. november. Seetõttu palju õnne sünnipäevaks kõigile meile ja eriti saalis olevatele inimestele, kes on Eesti Looduskaitse Seltsi liikmed. Nimelt 53 aastat tagasi aastal 1966 ja kogunes 100 inimest tolleaegse Eesti Põllumajandusministeeriumi saali ja asutati see kena selts, mille auliige ka Henrik on. Ja nüüd ma palun lavale Kätlin Mägi, algab kontsert. Alustame täitsa algusest. Laulan laulu, kus on juttu sellest, kuidas maailm loodi. Regilaul on Eestis palju ja üks räägib just sellest, et siia Eesti maale lendas lind, kes munes 3 muna ja sellest 3 munast siis sai kogu Eestimaa alguse. Sulgis linnukene, vaat luuli, siidi sulgis linnukene. Lendas meie koppelisse, vaat luuli, lendas meie koppelisse. Seal tema lendas õunaaeda, vaat luuli, seal tema lendas õunaaeda. Hakkas peesa ehitama, vaat luuli, hakkas peesa ehitama. Muunes 2-3 muuna, vaat luuli, muunes 2-3 muuna. Hakkas muune muunema, vaat luuli, hakkas muune muunema. Hakkas poegi hauduma, vaat luuli, hakkas poegi hauduma. Üks oli keena keesalindu, vaat luuli, üks oli keena keesalindu. Teine laiskalaane kulli, vaat luuli,
vaat luuli, teine laiskalane kulli. Kolmas siidi sulgis lindu, kolmas siidi sulgis lindu, vaat luuli, kolmas siidi sulgis lindu. Suur aitäh Kätlinile ja nüüd astub teie ette rändaja Henrik. Nii palju, et on 2 Henrikut, 2 sõpra ühte, populariseerib Ain Mäesalu, tema on Läti Henrik ja nüüd on meie ees Eesti Henrik. Tere õhtust. Läheme siis hästi kaugele see muusika kohta nii palju, et mul on erakordselt hea meel, et Kätlinil oli täna aega tulla, sest selle Benaanide muusikaga, kellest me põhiliselt siin ju räägime, on ainult 2 pilli. Nad on metsarahvas. Üks nendest on siis ninaflööt, mida mängitakse ninaga ja mida minu teada Eestis keegi ei mängi. Ja teine on siis parmupill, mida nemad teevad puust, sest rauda neil seal metsas ei ole. Ja on väga tore, et Kätlin siis seda parmupilli siin mängib. Et see ongi Benaanide 1-2 pillist, mida nad üldse mängivad. Ja võib-olla veel lihtsalt 2 lauset sellest, et miks Benaanid. Et see on lihtsalt minu niisugune isiklik aastakümnete pikkune kiiks, et ma otsin maailmast metsarahvaid ja loodusrahvaid. Ja miks? Ma ei tea seda isegi. Võib-olla sellepärast, et eestlane ka justkui on metsa poole. Aga igal juhul see oli põhjus, miks selle rahva juurde sai mindud, aga siis sai kogemata satutud ka veel nende bruneilaste juurde, sest nad mõlevad elavad seal Borneo saarel. Ja sinna Benaanide juurde mineku eel oli 11 muidugi nagu kodutööd tehtud. Nad on siis üks nendest metsarahvastest maailmas. Peamiselt me tunneme võib-olla, et Amazonase metsarahvaid, aga Uus-Guineal on neid ka tegelikult. Aga nemad olid nüüd selliseid, said maailmakuulsaks sellepärast, et nad hakkasid vastu metsaraiele, kui see jõudis nende kodumetsadele. Ja nad tegid seda nii mõjusalt, et sellest sai rahvusvaheline sündmus ja raiekompaniid nagu panidki piduri peale. Ja selle poolest on nad kõigi maailma metsarahvaste hulgas väga kuulsas, sest seda, et nende mets rahule jäetakse vähemalt osaliselt, juhtub väga harva. Ja nüüd bruneilased on siis täielik vastand. Nemad elavad kullas ja luksuses. Naftariik, kääbusriik, absoluutne monarhia Borneo saare rannikul. Ja sinna me läksime siis selle reisi lõpus ja mingis mõttes oli see siis see koht, et saime jälle selle tsivilisatsiooniga nagu sujuvalt kohaneda, sest muidu oleks see üleminek väga järsk olnud. Aga Bruneis on seda tsivilisatsiooni, isegi minu jaoks natuke liiga palju seal elatustase on näiteks kõrgem kui Eestis ja kõrgtehnoloogia on seal
vähemalt samal tasemel, mis Eestis. Autod on uuemad kui Eesti inimestel ja nii edasi. Ja nende kahe rahva juurde me nüüd läheme. Ja Borneo saar on siis tegelikult kohutavalt suur saar. Maailma suuruselt 3. läbimõõt, ligikaudu 1000 kilomeetrit, keskel troopilised metsad, suht õreasustus, rannikul on suht tihe asustus ja Borneol ma ise olin nüüd teist korda. Ja ta jaguneb siis 3 riigi vahel ja need on siis Malaisia, Indoneesia ja Brunei. Ja see Indoneesia nimetab seda saart Kalimantani saareks ja nemad arvavad, et see saar peab kuuluma neile. Siis Malaid arvavad jälle, et selle nimi on Borneo. Me nimetasime nõuka ajal muide seda saart ka Kalimantaniks, nüüd nimetame Borneoks. Ja malailased jälle arvavad, et see saar peaks kuuluma neile. Ja bruneilased lihtsalt on seal saarel kogu aeg olnud ja nemad endast mõistetavalt arvavad, et see saar peaks kuuluma neile ja muide kuskil 1500. aastatel kuuluski kogu Borneo Brunei impeeriumile ja nüüd on sellest siis niisugune pisikene kääbusriik järgi jäänud. Ja selle mõtte, et üldse Penaanide juurde sattuda sain ma eelmisel käigul sinna samasse Borneole 2013 ja seal ühe kohaliku põlisrahva juures olles ma kuulsin, et seal saare keskel olevat mingisugune metsarahvas. Nad temast suurt midagi ei teadnud, ütlesid ainult, et sinna on kole raske pääseda. Aga siis see hakkas mind kangesti huvitama, et kes nad seal siis on seal kuskil seal saare südames. Ja see mõte siis idanes nii kaua, kuni siis möödunud aastal, umbes samal ajal nagu praegu, saigi siis sinna mindud. Ja esimene minek oli siis niimoodi, et kuskilt sealt ühest sadama linnast sisemaale nükste jeepidega igavest pikalt ja tüütult ja sõitsime lihtsalt nii kaua, kuni teed jätkus. Ja siis, kui tee otsa sai, siis tuli tsivilisatsiooniga hüvasti jätta ja ronida paatidesse ja sõita mööda jõgesid Penaanide juurde sinna põlismetsadesse, sest teistmoodi nende juurde ei pääse. Ja nüüd tegelikult võikski panna siis selle esimese video. Ma vaatan, kas ma saan selle kinni selle. Hendrik, ma panen ülevalt ise. Sa saad niimoodi panna, väga hea, täiuslik. Teeme nii. Paadimehed tulid juba eile, aga meie ise seiklesime ja ei jõudnud õigel ajal kohale. Nüüd nad tulid oma küladest uuesti siia kokku ja nüüd nad on meid ootamas. Nüüd me hakkame pakkima ennast sinna paadi peale. Meie edasijõudmise kiirus hakkab põhiliselt sõltuma veeseisust. Ja kui veeseis on tõesti nii madal, et enamikku aega peab hoopis jala kõndima, siis me täna küll sinna Penaani külasse ei jõua, kuhu me jõudma pidime. Siis me peame ööbima lihtsalt mingis juhuslikus paigas jõe ääres, et järgmisel hommikul jätkata. See on huvitav, et me näeme siin esimest korda silmast silma Penaanisid. Ega neid ausalt öeldes välimuse ja käitumise järgi muudest Borneo põlisrahvastest eriti eristada ei oska. Kõik nad on tänapäevaselt riides, tänapäevase käitumisega ja paadid on ka sellised tänapäevased. Huvitav, et jah, siin tuleb paadi põhjas istuda. Et päris niisugune mingid istmeid ja kolmekesi peame ära mahtuma ülitäpselt kaalu järgi. Tugevamad, suuremad ees ja taga ja keskel üks väikene nagu maiel. Esialgu läheme alla jõge ja siin on veel vett piisavalt. Saame päris kiiresti edasi
ja vahepeal läheb jõgi päris tormakaks ja siis on lausa imeks pandav, kuidas noorukist paadimees seda paati siin paadi ees osas juhib. Kivirahnud, mis võiksid paadi lauad purustada, mööduvad väga napilt paadi pardast. Kui siin korra külje peale keeraks, siis oleksime me kohe kummuli. Lausa lust on vaadata, kuidas paadimees seda meie paati juhib. Ta on nagu meister võimleja poomil. Kord on ta paadis kükakil, kord püsti, kord kaldub paremale, kord vasakule, aga alati püsib tasakaalus. Vahepeal kargab sõidu peal täie hooga paadist maha, veab siis paati nii jõuliselt edasi, et saab jälle madalikust lahti ja hüppab jälle paati. Ja kõike seda teeb ta mängleva kergusega. Vahel istub paat siiski nii kõvasti põhja kinni, et mitte mingi lükkamine enam ei aita. Siis ei jää muud üle, kui me kõik peame jõkke astuma ja ettevaatlikult kaldale minema, et seal matka jätkata. See oli nüüd esimene kord, aga neid kordi tuleb veel palju, kui veetase on nii madal, et me ei tohi paadis olla, tuleme paadist välja, kõnnime kaldal kivide peal ja paadimehed panevad siis hooga kärestikust alla ja siis kui läheb sügavamaks, siis läheme jälle paadi peale. Kui me nüüd niimoodi aina uuesti paadist maha astume ja jälle paati ronime, siis viimaks jõuame sinna Harujõe suudmeni. Siin on juba silmagagi näha, et edasi pääsemine läheb kõvasti vaevalisemaks. Seni me sõitsime allavoolu, aga nüüd me läheme siit Lisajõest üles ja hakkame ülesvoolu minema. See saab olema väga raske, veeseis on tohutult madal. Paadimehed ütlesid küll, et öösel oli sadanud ja ülemjooksul ja selle tõttu vesi oli natukene tõusnud, aga mitte piisav. Meie liigume sellel ülimalt konarlikul jõe põhjal ümaratel kividel edasi äärmiselt aeglaselt ja ettevaatlikult, aga meie saatjad lähevad täiesti teistmoodi, vilkalt, üldse oma jalgade ette ei vaata. Mõned on isegi palja jalu, uskumatu. Kivid on siin väga libedad, siin võib igal sammul vääratada ja jala nii hullusti välja väänata, et matk on hoobilt lõppenud. Aga sellel jõeäärsel matkal on siiski ka rahulikke hetki, mõned hingetõmbed, kus saab ka ümberkaudset loodust märgata. Et siin on nüüd näha need liaanid, mis on väentaimed džunglis, väga tüüpiline kõigile tropilistele vihmametsadele ja see annab sellise efekti nagu, et niisugust metsa Eestis sa ei näe, et sellepärast ta mõjub vahvasti, aga tropiline vihmamets on lihtsalt üks tohutult palju kastetav mets ja tal on nii palju niiskust, et näiteks kui päike paistab, siis päevasel ajal aurab sealt nii palju vett üles, et tekivad metsa kohal pilved. Kui need muutuvad piisavalt raskeks, siis sajab sealt vihm jälle maha ja niimoodi kogu aeg vahet pidamata teda kastetakse ja see on ikka tõeline tropiline vihmamets, mida inimene ei ole puutunud. Selles vaikses paigas puutumatu metsa keskel on võib-olla paras aeg veidikene järele mõelda, mis omamoodi rahvas need penaanid on. Neid on nimetatud Borneo saare viimaseks metsarahvaks ja tõesti kuni viimase ajani olid nad ehtsad nomaadid. Mets andis neile kõik eluks vajalikku, penaanid olid metsaga täiesti läbi põimunud. Nad olid nagu metsaloomad, metsalinnud, ühed looduslikud olendid teiste seas, üks lüli metsa elu koosluses ja nende käekäik sõltus täiesti muu metsa käekäigust. Päris viimastel aastakümnetel on penaanide eluviisis toimunud
juba väga suuri muutusi. Põhiline on olnud see, et rändlevast rahvast on aina rohkem saamas paikne rahvas. Ja see paikseks jäämine tõi neile kaasa veel ühe erilise olukorra. Nimelt muutusid nad nüüd seal püsikülades hästi kättesaadavateks ja kohe hakkas nende juurde jõudma mitmesuguseid tsivilisatsiooni saadikuid, alates kristlikest missionääridest ja lõpetades Malaisia riigi esindajatega. Ja nende mõjul on siis viimastel aastakümnetel need penaanid üsna suurte sammudega tsivilisatsiooni rüppe liikunud. See on nüüd täiesti inimpuutumatu primaarne troopiline vihmamets. Siin võib muidugi oma kondid murda, aga loodus on siin säilinud täiesti rikkumatuna. Ja just sellises metsas on penaanid alati elanud ja elavad ka suurelt pealt praegu. Aga nüüd viimastel aastakümnetel on suured metsaraiekompaniid asunud neid alasid raiuma. See on nüüd täiesti uus oht penaanide eluviisi jaoks ja üllataval kombel ilmutas see rahvas nüüd erakordselt üksmeelt. Nad astusid täiesti üheskoos nende raiete vastu välja. Varem olid nad hoidunud seal metsas igaüks omaette, aga nüüd kogunesid kokku lausa sadade kaupa ja ehitasid näiteks metsa väljaveo teedele tõkkeid või seisid lihtsalt liikuvate metsamasinate ette, nii et need ei saanud enam edasi töötada. See oli selline vägivallatu vastupanu, nii ulatuslik, et äratas tähelepanu isegi rahvusvaheliselt. Ja see omakorda viis välja selleni, et mitmel pool jäetigi metsaraiet seisma. Nii et praegu on penaanide olukord väga riskantne ja ega keegi täpselt teagi, mis neist edasi saab. Mida meie sinna penaanide juurde otsima läheme, see on tegelikult soov endale selgeks teha, mis elu see rahvas praegu tegelikult elab, just nüüd ja praegu. Nii, aga nüüd vaatame siis nüüd pilte edasi ja seda me juba nägime ja nüüd tulevad mõned pildid, meil on täna kole vähe aega, aga tulevad siis mõned pildid sellest, mida see küla välja nägi ja mis me seal tegime. See läks nüüd teises suunas, niimoodi. Küla nägi umbes sinisugune välja, niisugused puulobutikud. Nad elasid nendes üsna majade moodi, nägid nad välja, aga olid näha, et nad olid ehitatud niimoodi, et need ehitajad väga osavad majaehitajad ei olnud ja neil oli seal siis elektrit praktiliselt ei olnud, mingid mugavusi, nii-öelda tsivilisatsiooni mugavusi ei olnud, neil olid koerad, kanad, rohkem koduloomi ei olnud ja seal me siis olime mõned päevad ja see külavanem Tšaua siis tunnistas, et ta tõesti ei tea, kus see Eesti üldse võiks olla. Ja ega ta polnudki oma metsast kunagi väljas käinud, tal polnudki aimu, mismoodi see maailm üldse on. Ja siis, kui püüdsime seletada, siis ta lõpuks lõi käega ja ütles, et ükskõik, kust te siis tulete, et kas taevast või maa alt, et te olete siia teretulnud ja me võtame teid hästi vastu. Ja kui ta nii oli otsustanud, siis külaga niimoodi tegi. Ja seal külas me tegime nende penaanidega koos mitmeid asju ja ma räägin ainult ühest. See on siis nende ürgse relva valmistamine ja selle kasutamine. See on siis
puhkpüss ja mürginooled. Nii et näiteks nüüd saali poolt vaadates vasakul on siis see sinise särgiga mehe käes on see puhkpüss, igavene pikk niisugune ja seal otsas on veel odatera. Ja siis minu käes on õieti nooletupp ja siis see kandiline asi, mida ma käes hoian, see on nooletupp, aga selle kõrval on niisugune nagu ümaram asi, nuia moodi asi. See on siis noole mürgi hoidja. Ja et see käib siis niimoodi, see mürk on hästi tugev, selle vastu ei ole tänase päevani mingisugust vastumürki meditsiin leidnud ja siis seda ei tohi, tähendab enne kasta sinna seda noolt sinna mürgi sisse, kui juba jahile minek on, see peab olema värske mürk. Ja selle valmistamine on veel omaette kunst, seda me täna siin ei jõua rääkida, aga me tegime selle ka läbi. Aga siis sõnaga ta pistab selle noole sinna mürgi nõu sisse ja olenevalt sellest, kas ta tahab jahtida väikseid loomi või suuri loomi, siis väiksema looma jaoks kastab natukene vähem seda noole teravikku, aga kui on siis suurem loom, siis kastab nagu üleni noole teravikku sinna mürgi sisse. Ja see, ütleme, see suure looma mürgi annus, see on umbes siis ka nagu hirve või metssea laskmiseks. See on siis juba ka inimesele surmav tegelikult. Ja nendel on see ainus relv tänase päevani. Et see on niisugune huvitav põhjus, et lihtsalt Malaisia valitsus igaks juhuks ei lase neil tulirelvi, ei luba neil tulirelvi hankida, et lihtsalt mine tea, äkki hakkavad meile vastu oma tulirelvadega ja siis sellepärast on neil need puhkpüssid nagu siiamaani kasutusel. Ja see puhkpüsside kunst on igavene keeruline ja pikk. Ma olen õppinud seda näiteks ka Malacca poolsaarel Orang Ashley rahva juures või siis Amazonasel, kui me käisime seal indiaanlaste juures. Igal pool on omad kunstid ja erinevused, aga puhkpüss on suhteliselt samasugune kõikidel. Ja siis noolemürk on erinev. Nii et näiteks siin oli see üks niisugune puu, mille ütleme mahla või nestet siis selle mürgi tegemiseks kasutati. Ja meie siis tegime ka ühel päeval seda puhkpüssi seal. Ja selle tegemine on ülimalt nüri töö ja võtab jube kaua aega. See käib siis umbes niimoodi, et siin eelmise pildi peal oligi sellel parempoolsel mehel ongi käes see puhkpüssi toru õõnsuse tegemise riist. Igavene imelik. Ja siin pildi peal seda siis nüüd tehaksegi seda õõnsust, see just võtabki palju aega. Kõigepealt käib niimoodi, otsitakse üles üks puu, mille nimi on raudpuu. See on üks nendest väärispuudest seal džunglis. Ja siis sellest tehakse niisugune toorik ja siis seotakse see toorik nagu kasvavate puude tüvede külge, et ta ei liiguks. Ja siis hakatakse toksima selle nii-öelda puuriga. See puur on ilma igasuguse keerdudeta. Ta on lihtsalt niisugune otsast, niisugune lihtsalt mingisugune sirge, niisugune rauast niisugune ots on tal ja sellega siis toksitakse lihtsalt vaevaliselt päevade kaupa. Ja meie nagu õppe korras tegime seda mõned tunnid. Hästi palju vaeva nõuab. Aga kui ta ükskord valmis on, siis ta ikka kestab ka see puhkpüss päris hästi. Ja siis me õppisime ka selle puhkpüssiga laskmist, kohalikud vennad, muidugi tõelised meistrid. Et pandi see mingi märklaud, pandud mingi troopiline puuleht ja selle keskele üks troopiline vili, niisugune pisikene ja selle pihta siis tuli nagu lasta.
ja nendel muidugi käis see niimoodi nagu mängeldes ja alati sinna keskele. Aga meil oli ikkagi nii, et kui me siis proovisime, siis algul läks täiesti märklauast mööda, aga kuna ajapuudust ei olnud, siis pika peale mõned said ikka pihta ka. Et see oli väga vahva, ürgne jahirelv ja õieti ka võitlusrelv. Aga kõige põnevam osa sellest Benaanide juures olekust oli see, et me siis läksime nendega koos sealt külast ära metsaretkele. Ja see käis siis sellises stiilis, nagu nad ise metsas on ja õieti nii, nagu nad on elanud siis mäletamatutest aegadest metsas, kui nad püsikülades veel ei olnud, olid nii-öelda metsarändleja rahvas. Sel ajal nad elasidki metsas ja nad praegu väga hästi mäletavad seda aega. Tavaliselt siin külas oli ka nii, et umbes 1/3 meestest olid külas ja 2/3 olid metsas. Ja siis metsas ikka palju päevi järjest. Nii et mets on neile praegu ka ikka nagu kodusem paik, kui see peale sunnitud püsipaik. Ja siis neil on muidugi kõik need teadmised, mis selle metsas elamise juurde käivad ja reegel oli siis nemad määravad siis, mismoodi me ööbime, nemad määravad, kuidas me liigume ja nad olid siis niimoodi, et suur osa nendest tulid kaasa kandjatena, sest kraami oli palju, see oli ikkagi niisugune ekspeditsioonivarustus ja teistpidi nad säästsid ka meid, sest meie seljakotid olid niisugused, et seal oli ainult päevavarustus, kõige hädapärasem, kerged hästi, sest nad teadsid, et meie jaoks on see kole raske, nende jaoks ei olnud üldse väga raske ja siis need mehed olid siis nagu kandjad, aga lisaks tuli veel siis mingi 3 teejuhti ja 2 kokka ja minu meelest oli seal neid veel, nii et mõned tulid lihtsalt lusti pärast ka sinna kaasa. Et saab külast minema, et saab metsas hulkuda. Nii et kokku on, vaadake, kui suur kamp meid siis oli, eestlasi oli 10 ja neid nii kui palju ma suutsin lugeda, oli vähemalt, Benaanisid oli vähemalt 15, aga vahepeal oli neid vist rohkem ka. Vahepeal oli vähem, mõned läksid külla tagasi, mõned tulid juurde, aga kokku oli niisugune päris suur kamp. Ja jalas on meil need kaanisokid. Need on ka väga olulised asjad Borneol, kes Borneol on käinud, see teab. Sellest tuleb ka järgmises videos juttu. Ja nüüd tulevad siis niisugused videoklipid. Need videoklipid esimene on siis sellest, et kuidas see retk algas ja kuidas läks esimene päev ja esimene laagrisse võtmine ja selle järel tuleb siis teine, see on siis juba kuskilt sealt selle mitmepäevase rännaku lõpuosast. Aga paneme siis nüüd siis selle teise video käima. Kuid kui oleme vähek aega selle mustkurk habelinnu erilist laulu kuulanud, peame teekonda jätkama. Ma ei saa imestamata jätta meie kandjate sitkust. Muidu ei saa nagu arugi, aga kui mees ennast püsti ajab, siis märkad. Aga peagi leiab meie terane kiitsakk jällegi raja ääres põneva vaatamisväärsuse. See on metsmesilaste pesa. Need on sellised imelikud mesilased, kes üldse ei nõela, aga kelle mett Benaanid iidsetest aegadest peale on prukkinud. So the bee will do his job by collecting honey, bring up to the nest. When come to certain time, you will harvest it and process. That's it. Huvitav on nende siinsete mesilaste juures ju see, et nad on palju pisemad kui meie mesilased ja nad üldse ei sumise.
Nende mett kasutatakse ka teistmoodi. Sakk seletab, et mesi pole kuigi magus, aga seest tugevalt tervendava toimega. See pidavat sisaldama rohkesti antioksüdante. Siin on näha sisselennu avavus. Mõnikord on ta ka niisugune nagu pikk sarv ulatub siit välja ja neid avavusi on ka siin pool. Siin sees on nüüd nende kogutud mesi, seal sees on ka kuninganna, sõdurid ja nii edasi, nii nagu mesilastel peab olema. Ja huvitav on see, et neil omakorda on koostöö, selles mõttes nad kaitsevad puud termiitide eest. Et kui mesilased on siia selle hõivanud, selle õõnsuse, siis termiidid mitte iialgi seda puud ei ohusta ega ei kahjusta. Metsaraja ääres hakkab pidevalt silma igasugu põnevaid taimi, kokku on neid siin Borneo metsades ju ikka üüratult palju, üle 15 000. Üks džunglilill on eriti silmatorkav. Siin on üks imeilus õisik ja see on nüüd üks nendest ingveri liikidest, neid on siin Borneol üle 100 ja igal ühel on mingi kasutus ja nüüd see konkreetne liik on selline, et tema varrest murtakse nii-öelda huulepulka, et lõikad siit niisuguse pulga ja siis hõõrud huuli ja see mõjub niisutavalt ja tervendavalt huultele, nii et see on nagu selline metsa huulepulk. Aga kui me nüüd niimoodi mõned tunnid oleme kulgenud, siis juhtub see, mis pidi varem või hiljem juhtuma. Näen, et Marve on seljakoti seljast heitnud ja otsib sealt seest midagi lausa meeleheitliku kiirusega. Mul õnnestus siin endale jala peale üks kaan hankida ja kaani ei tohiks mitte lihtsalt välja tõmmata, vaid talle tuleb sääsetõrjet peale lasta. Nii et vaatame, kuidas see mõjub praegu. Siis ta laseb ennast ise lahti. Nii, lasi. Richard. Nii, jah. Don't pull it up, jah. Verd on küll palju, aga tegelikult seda ei ole üldse tunda või et ta suutis niimoodi hammustada, et ma isegi teadnud, et ta mul seal on enne, kui ma nägin. Nii et näeb hirmus välja, aga tegelikult see ei ole üldse nii traagiline. See oli siis nüüd see meie Borneo matka esimene teolt tabatud kaan. Mul endal on olnud nende sellidega päris palju pistmist juba eelmisel Borneo reisil, seal noppisin neid kehalt iga päev. Ja ühel eriti kaanide rohkel kaitsealal sain isegi sellise lõbusa tõendi. Tunnistusel oli kirjas, et olen ohverdanud verd tiigerkaanile, kes on 3 Borneo kaaniliigist kõige suurem ja teatati, et sellega olen ma olnud doonoriks kohaliku kaitseala eriti haruldasele metsakooslusele. Seal eelmisel Borneo reisil õppisin ma nende kaanidega ka väheke mängima. Kui meil nüüd siin matkal tuleb jõe ääres pikem puhkepaus, siis võtan mängu jälle üles. See käib siis niimoodi, et panen oma sõrmed kaanile hästi lähedale. Ta tajub seda, hakkab aplalt käe suunas roomama, aga viimasel hetkel, enne kui ta sõrmest kinni hakkab, tõmban käe ära ja panen peopesa hoopis teisele poole. Algul on ta veidi segaduses, aga siis tajub uut saaki, pöörab otsa ümber ja hakkab liikuma vastas suunas. See kaan, ta on pime, aga ta tajub nagu püsisoojast inimest. Ja nüüd, hakkaski kinni nüüd. Seda on mul ei olnud plaanis. Peab ütlema, et sellest väikesest džungli elukast saab meie rühma jaoks järgmistel matkapäevadel vaata, et kõige tähtsam loom. Ta pakub pidevalt jutuainet ja igaühel on temaga oma isiklikke kokkupuuteid. Nüüd siit leheküljest inimese külge klammerdub, siis ta läheb kiiresti ülespoole ja kui ta leiab esimese koha, kus on nahka, siis ta imeb ennast naha külge, nii et sa ei tunne mitte midagi, üldse valus ei ole. Ja siis ta lihtsalt imeb seal vaikselt verd, sa ei tunne mitte midagi. Ja see võtab tal oma pool tundi aega või rohkem ja siis ta on täitsa pall ja siis ta laseb enda lahti ja läheb minema. Aga kuna ta lasi sinna oma süljega sellist ainet, mis ei lase verel hüübida, siis sealt voolab tohutu palju verd välja. Ja see jätab alati niisuguse väga jubeda mulje, aga tegelikult mingit ohtu sellest loomast ei ole. Mingit nakkust sa ei saa, mingit haigust.
et Eestis ju isegi parandatakse inimesi ka apteegikaanidega, nii et selles mõttes selline süütu loomakene, aga alati on niimoodi, et kui verd on näha, siis see tekitab nagu sellise väga hirmsa tunde. Mul siin ka hiljaaegu tuli üks kaan lahti parajasti, et seda verd voolab pool tundi pärast. Aga siit edasi tunneme, kuidas oleme aina rohkem väsinud. Rada on ju päris vaevaline ja kuumus armutu. Tihti tuleb ületada maha kukkunud tüvesid, aga teinekord, kui tüvemürakas on kukkunud rajaga samas suunas, saab seda mööda edasi hoopis nobedamini kui muidu. Eestis annab ikka sellist tüve leida, mille peal saab nii pikalt jalgrada teha, nagu siin sellel džunglipuul, mis on praegu sammeldunud ja ideaalne rada. Aga meie rännaku lõpp tuleb üsna ootamatult. Päike on veel üsna kõrgel taevas, kui penaanid järsku kandamid maha panevad ja teatavad, et hakkavad kohe kähku laagrit üles seadma. Praegu me jääme laagrisse. Penaanid kellaaega ei tunne ja meile tundus, et nüüd peab jääma laagrisse. Täna ööseks jääme siia, kuigi valget on veel palju. Aga nad ütlesid, et nad kuulsid vihma häält ja me usume neid. Nii et hästi kiiresti laager püsti enne, kui tohutu padukas pähe tuleb. Varsti selgub, et penaanide aimdus läkski täppi. Lausa paduvihma tulema ei hakka, aga sajuks tõesti läheb, nii et ka meie paneme peale vihmakeebid, aga Kristjan leiab oma meelest hoopis teise põhjuse, miks laager just sellesse kohta püstitati. Tule vaata pärismaalaste tootem, kellegi pea on puu külge pandud. Näed see? Jaa. Laagri püstitamine läheb täie hooga ja õige varsti näeme, et midagi hakkab juba looma. Penaanid ehitavad öövarjet nii, nagu nad seda ikka traditsiooniliselt on ehitama harjunud ja kui ma seda vaatan, siis tundub, et üldkujult võis see varjualune neil välja näha umbes samasugune ka põlvkond või 2 tagasi, siis kui penaanid veel puhtalt nomaadid olid ja ainult metsas elasidki. Sihvakatest, roigastest karkassi püstipanemisel pole ka siin praegu kasutatud ühtegi naela. Kogu konstruktsioon on kokku ühendatud väetidega, aga katusemateriaaliks olid vanasti praeguste kilepalakate asemel üksteisel peale laotud puulehed ja magamislavats pandi kokku siit samast saadud looduslikust materjalidest, roigastest ja liaanidest. Kuid ma näen ka, et üks meie laagri vanemaid mehi ja Roi valmistab meist veidi eemal endale ka sellist täiesti ürgset penaanide ühe öö varjet. Katuseks korjab ta laiu palmilehti ja külje alla seab roikad, mis peatsist maapinnast veidi kõrgemale tõstetud. Meile võib paista, et nii primitiivne öömaja ei kaitse õieti millegi eest, aga Roi paistab vägagi rahul olevat. Samal ajal on penaanid süüdanud lõkke, valmistavad selle peal meie ühist õhtusööki, aga siis hakkab kiiresti hämarduma, nii nagu see tropikas ikka on, ja metsast hakkab kuulduma õige iseäralikke helisid. Kohutav hääl. See tundub, et kedagi tapetakse ja see on nii tugev hääl, et ma ei kujuta, et see algas nüüd. Ja penaanidel on niisugune ütlus, et kui tsikaadid hakkavad laulma, siis hakkab pimedaks minema ja praegu ongi enam-vähem hämaraks läinud, me valmistume öö magamiseks, aga sellist tsikaatide kisa, need on siis maailma kõige tugevama häälega putukad üldse, kes suudavad oma väikse, ta on niisugune umbes pöidla suurune niisugune putukas kolmnurkne ja et maailma kõige lärmakam putukas ja tundub, et neid ei ole siin mitte ainult üks ja see saab vist olema meie siinse laagri öiseks refrääniks.
ühesõnaga see koor alles koguneb, nad laulavad häält lahti praegu. Nii et kui päris pimed... Oota, luiged lendavad üle, on ka natuke midagi niukest, on ju? Need on siis mingid UFO-luiged, ma pakun. Et tegelikult oli siin vahepeal käis üks veel Ullemäe läbi. Kuule. Militsionäär on Ustjopa, saanud vile kätte. Purjus. Aga jah, ega ma olen tsikaate palju kuulnud, aga mõnikord on nagu kreissaed ja mõnikord on nagu kõrgpänkeliin oleks kokku plagisemas. Et see vilistamine on umbes midagi niukest. Kuule, kuidas vilistab? Et kohe elekter, et kuskilt lühis tuleb. Aga need tüübid, kes seal niimoodi võimsalt niimoodi luugutavad, et neid ma ei ole veel kuulnud kunagi. Aga siis mattub meie laager juba täielikku pimedusse. Ainsaks valgusandjaks jäävad lõkke ja meie pealambid. Lõkke ääres kõneleb midagi oma kaaslastega see Benani vanem kütt. On näha, et ta tunneb ennast siin metsas väga rahulikult ja koduselt, vist kodusemalt kui seal praeguses püsikülas. Eks mets ongi tema jaoks olnud eluaeg, see päris kodu, kus ta rahvas on elanud lugematuid põlvkondi, aga meie oleme väsinud ja kustume õige kiiresti. Nii, aga nüüd oleks tore, Kätlin, kui sa teeksid natukene seda toredat 50 parmupilli muusikat. Ma mängin ühe laulu Pärnumaalt tagasi siia Eestimaale. Ja seal on natukene ka selline laevameestest juttu ja reisimisest. Ja sellest, et ikkagi naine toodi välismaalt. Ja siis milline naine? Bom bom madi 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 sookrakkadi agapennadi konopennadi priipommadi jäära ja jäära saatsin laeva Saksamaale, pooled laevad Poolamaale, veiksid laevad Venemaale ja suured laevad suurel maal. Tõised naise sihukese ja nihukese, saba künnab ja händestab ja perse pillu piperiida. Bom bom madi 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 sookrakkadi agapennadi konopennadi priipommadi jäära ja jäära. Saatsin laevad Saksamaale, pooled laevad Poolamaale, veiksid laevad Venemaale ja suured laevad suurel maal. Tõnsad naise sihukese ja nihukese, saba künnab ja händestab ja perse pillu piperiida. Bom bom madi 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 bom bom madi
konopennadi, priipommadi, jäära ja jäära. Laevad Saksamaale, poole taevad Poolamaale, väiksed laevad Venemaale ja suured laevad suuremaal. Lihtsad naised, tihukesed ja nihukesed, tabab künnave hända, tabab perse pillu, piperiida. Aitäh! Ja üks lugu veel siia vahele ennem väljamaale minekut jälle Eestimaalt, et mina ise olen Märjamaalt pärit ja laulan ühe laulu Märjamaalt, kus on siis üks lastelaul, mis ei tähenda mitte midagi, mis on selline mõnus sõnade mäng Kokanokast. Kokanokas norina, noodiriimast riivati. Kokanokas norina, noodiriimast riivati. Kokanokas sain norina ja norinast, sain noodarihma ja noodarihmast, sain riivati ja riivatilt, sain riidekotti ja riidekotist, sain komina ja kominast, sain kokanokka. Noodiriimast riivati. Kokanokas sain norina ja norinast, sain noodarihma ja noodarihmast, sain riivati ja riivatilt, sain riidekotti ja riidekotist, sain komina ja kominast, sain kokanokka. Noodiriimast riivati, 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 riivati.
norina, noodalihma, sain riivat ja riivatit, sain viitekotti ja viitekotti, sain komina ja komina, sain kokanokka. Kokanokas norina. Kokanokas sain norina, noodalihma, sain riivat ja riivatit, sain viitekotti ja viitekotti, sain komina ja komina, sain kokanokka. Kokanokas norina. Noodalihma, sain riivat ja riivatit, sain viitekotti ja viitekotti, sain komina ja komina, sain kokanokka. Kokanokas norina. Kokanokas sain norina, sain noodalihma, sain riivat ja riivatit, sain viitekotti ja viitekotti, sain komina ja komina, sain kokanokka. Kokanokas norina. Aitäh! Et see oli mulle tõeline üllatus, et Kätlin, sa ikkagi mängisid seda flööti ka, see oli peaaegu nagu ninaflööt. Ja nüüd natukene kõrgemal läks tõstma, siis olekski ninaflööt olnud. Ja üldse on ikka tore, et Kätlin just täna seda muusikat teeb siia juurde, sest ma mõtlesin ka selle peale, ma ei tea, kas sa Kätlin mängid vahel ka iseendale lihtsalt? Nii et lihtsalt mitte inimestele, vaid lihtsalt iseendale. Ja. Just. Ma ise teen samamoodi. Ja vahel ma laulan ka metsas üksinda ja Benaanide muusika ongi tihti niimoodi, et nad ei mängi teistele. Vaid näiteks, kui tal on see ninaflööt või see parmupill, mis on puust, siis ta mängib seda üksinda metsas kuskile ja lihtsalt on ja mängib see niisugune nagu mingi seisund ja see ei ole üldse selleks, et keegi kuulaks, vaid pigem iseenda häälestamine. Ja siin muusikas oli ka natuke seda, aga nüüd meie retklemine läheb niimoodi edasi, et nüüd tuleb järgmine video, mis on siis sellest, kuidas meie mitmepäevane metsarännaku lõpuosa läks, kuidas me metsast välja saime. Praegu on hommikune aeg, parajasti on valgeks läinud ja öö on selja taga, järjekordne öö siin metsas koos benaanidega ja siin samas selja taga on näha see, kuidas me öösel magame, see on niisugune algeline voodi ja selle peal on tingimata moskiitovõrk, ilma moskiitovõrguta troopikasse ei tee mitte midagi, sest kõik kohad on elukaid täis, aga siis sa kerid selle moskiitovõrgu endale ümber nagu kookoni ja siis saad rahulikult öösel magada, putuks ei tule sulle liiga palju tülitama. Võrreldes esimese metsaretke päevaga elasime me järgmistel päevadel sellesse troopikametsa olustikku aina rohkem sisse. Kõigisse neisse tujukatesse ilmadesse, kus kord särab päike ja siis juba poole tunni pärast ladistab vihma, aga kus õhk on pidevalt, hauduvalt kuum ja ülimalt niiske, nii et kõik su riided on alaliselt ligedad. See siin võib paista pesunöörina või lausa kaablina. Tegelikult see on loodusest saadud, see on ikka see sama rotang, mis noorelt on hästi okkaline ja kui ta on parajaks tehtud, siis temast saab nööri näiteks. Meil on nüüd pesunöör siin ja siin iga päevaga sa muutud aina rõskemaks ja hakkad aina rohkem lõhnama.
ükskõik kui palju sa seal all jões ennast pesed. Aga riided on märjad ja sul ei ole midagi teha. Ühesõnaga sa hoiad ühe paari pesu kuivana, aga ülejäänud on märjad ja kui sa paned siia nüüd midagi välja näiteks ja vihma ei saja, mitte midagi ei kuiva, kõik on täpselt ühtemoodi ja öösel on sul siis see kuiv särk, aga siis hommikul, ma juba tegin selle ära, siis tõmbad selle külma kompressi niimoodi peale ja siis on selline hommikuvõimlemine, lööb nagu erksaks kohe. Aga putukate elamiseks ja paljunemiseks on selline hauduv niiske vihmamets muidugi lausa ideaalne ja see putukate ja igasugu muude pisiolevuste rohkus, see on siin lausa pöörane. No tänane öö oli mul kõige parem, magasin kõige paremini, aga öösel kohendasin võrku kohendades, siis oli mu võrgu peale siis maandunud selline minu käelaba nagu suurem kui minu käelaba, selline, kas ta oli siis mingi liblikas või nahkhiir või ma ei näinud teda, niimoodi koputasin talle, ta oli selline kerge, siis ta lendas minema. Ma arvan, et see Annika öökülaline oli ilmselt nahkhiir, kes öösel putukate jahti pidas, aga ööseti peavad siin tegelikult jahti paljud. Ka meie Benani kütid käisid täna öösel jahil ja said sealt üsna iseäraliku saagi. See on nüüd kuningkalastaja. Ta on meie jäälinnu sugulane, aga ta on palju värvilisem. Meie jäälind on ka muidugi lendav kalliskivi, aga ta on siin punakat ja muud tooni. Ja need kuningkalastajad on palju liike troopikas, aga see on siin nagu selline üks väiksemaid nendest. Ja see meil igal õhtul käivad jahimehed siit oma mürginooltega küttimas, aga nad seda ei ole mürginoolega saanud, ta on elus. Nad said ta lihtsalt käega kinni. Ta oli magamas. Päevalinnud magavad okste peal abitult ja kui nende juurde minna, siis ta ei lenda mitte kuskile ära. Ja niimoodi meie Benani jahimehed säästsid ta elu ja tõid ta siia lihtsalt, et me saaksime teda näha. Ja nüüd, kui me oleme ära vaadanud, me laseme teda lahti, ta on praegu natukene šokis, aga ta toibub, tal midagi viga ei ole tegelikult ja elab oma elu siin džunglis edasi. Üldiselt on Benani kütid valmis jahtima ja hamba alla panema enam-vähem kõike, mis vaid džunglis liigub. Aga kuna meil siin retkel on kaasas korralikud toiduvarud, siis Benanidel on kõht täis ja sellepärast see linnuka hinge jäigi. Kuid meiega omakorda juhtus öösel nii, et meidki tuldi ründama. Suured sipelgad mõned õnnestus ikka siia, siin siuksed parajad, siuksed põidlotsa suurused. Et paar tükki neid ikka õnnestus siit võrgu alt sisse tulla, aga need ma viskasin välja siin, et ei sobid majanaabriks. Paar hiidsipelgat ei ole midagi hullu võrreldes eelmise ööga, kus Kristjan ja Villu sattusid termiitide massirünnaku alla. Me oleme Villuga teist ööd natukene laagri äärealadel elame ja kui eelmine öö, nagu sa juba tead, kubisesime termiitides, siis see öö tulid suuremad külalised. Hiidsipelgad avastasin enda võrgu all, polnud ühte nurka korralikult madratsi alla surunud ja olid nemad siis asunud ka meile majja elama. Kohal, kui sain maasika endale kaela peale, siis tegin niisuguse suur puhastuse, kloppisin nad hoolega kõik minema ja pärast seda läks natuke lihtsamaks, sest kõik seljakotid kubisesid neist ja pärast siis tuli öö jooksul võib-olla veel niisugust paar väikest hammustust. Selles mõttes termiidid olid ohutumad, aga muidugi jälle need suured sipelgad on efektsemad, nii et ei oskagi öelda, kumb nüüd parem külaline oli. Korraga võib-olla ei tahaks siiski neid. Kuid varsti asume jälle Benanide eestvedamisel teele. Pärast mitmepäevast rännakut olen hakanud aru saama, et see Benanide moodi rändamine käib üsna teistsuguse loogika järgi, kui on meil valgetel inimestel. Neil ei ole nii, et eesmärgiks on kindlate tundide jooksul läbida teatud hulk kilomeetrid ja siis jõuda välja kindlasse punkti. Nende eesmärgiks pole üldse kuhugi jõudmine, eesmärgiks on kulgemine ise. Aga kulgemise käigus loodavad nad pidevalt midagi leida, näiteks taimi või muud väärtuslikku.
nii et kui meile võib see niiske tropikamets paista sellise ebamugava ja arusaamatult tüütu paigana, siis penaanidele tundub vastupidi. Neile on see väga lahe koht, selline lõputu varaait, kus nad igal sammul midagi leiavad ja siis ka meile näitavad. As you know that the forest is paradise, it's like heaven to us. It can be anything that in our checklist, a supermarket, a drugstore, hardware store where you make house. Yeah, you need any material for transportation boat. Kui kohalik võrdleb vihmametsa supermarketiga, siis tegelikult tema jaoks see tõesti ongi nii. Siit leiab kõike, mida eluks vaja. Jungle sandpaper. Tõepoolest on see vihmamets penaanidele nagu meile mingi ostukeskus, ainult et raha asemel peab siin olema väga hea looduse tundmine. Siis saab hankida nii ravimeid, mitmekesist toitu kui ehituskaupa. Siin tagantpoolt kuulsin, kiitsin eespool rääkis, et džungli liivapaberist. Mõtles, et mis nalja ta siin ajab, et need puulehed. Ja käega tundes on niku natukene kare küll, aga ma proovin siin oma selle natuke karuse kepi otsas. Täitsa müstika ja ongi. Toimib täiesti. Aga kohe varsti näidatakse meile teist taime, millest saab väärt apteegi rohtu. Penaani mees väänab meile selle varrest mahlatilku lehest torbikusse, tilgutab endale silma. Need on siis penaanide looduslikud silmatilgad, mis nende veendumust mööda parandavad kindla peale silma nägemist. So it treats your eyes, you feel like a bit mint, you know? Put your eyes like this. And close your eyes and try to turn your eyes moving around like nii, kuidas on, näed ka veel midagi pärast? Hendrik, kas oled sina? uus nägemine. Nüüd sa näed. Kes on see noormees? Jaa, nüüd sa näed. Kui penaanidel ei oleks meid valgeid inimesi metsas kaasas, siis oleks nende kandamid ülimad kerged. Võib-olla ainult võsanuga, puhpüss ja veel mõned üksikud töövahendid. Nende abil saaksid nad metsast kätte kõik, mida vaja. Kindlasti ei oleks neil ka meie tarbeks kaasa võetud pudeli vett, sest täiuslik joogivesi on ju siin samas ühe teatud liaani sisemuses. Everybody get a share. Straight. Nüüd see hea vesi. Mingid kõrvalmaitset ei ole, natuke magus. Tõesti on tore ju penaanidelt siin nüüd kõiki neid taimetarkusi õppida, aga nüüd see meie marsruut siin metsas on tõesti iga päev vist käigult improviseeritud. Väga tihti kulgeme täiesti ilma rajata, nii nagu penaanid on harjunud, ainult et vahetevahel ilmeb siin üks häda. Nimelt liigub penaani kütt metsas tavaliselt täiesti üksinda, suundub sinna, kuhu tunne ütleb. Aga nüüd, kui mehi on mitu, lähevad nad vaidlema, et kelle valik on kõige õigem. Ja kuna penaani kogukonnas kehtib range demokraatia nõue, siis ei jõuta mitte kuidagi ühisele otsusele. Vaidluse lahendab siis tavaliselt Aroi. Tema on meestest kõige vanem ja kogenum ja tema sõna jääb lõpuks peale. Kuid ma pean ütlema ka seda, et mõnel matkapäeval panevad kohalikud maastikud meid üsnagi tõsiselt proovile. Vahel me muud ei teegi, kui ainult tõuseme ja laskume mööda järske nõlvu üles ja alla. Esimene päev, kui oli üles mäge minek ja suhteliselt kuiv, siis ei olnud viga. Oli tegelikult päris mõnus rännata. Ja teine päev oli siis see, kus tuli kõigepealt öö läbi oli sadanud, siis tuli hakata laskuma, siis olid sellised toredad mäenõlvad, kus lähebki nagu hästi kitsas rada, sul on küljel kuristik, muidugi hästi suur abi on sellest kepist, millest ma alguses ei tahtnud midagi kuulda, et üks lisavidin, mida kaasas vedada, aga samal ajal nii jõest läbi üle libedate kivide minnes kui ka mööda mäe külge üles ronides on see täiesti asendamatu.
No lainurkaamera ei anna õigupoolest kuigi palju aimu, mis tunne on tegelikult neil jäskudel ja libedatel nõlvadel turnida. Tõus on raske, aga laskumine on veel hullem. Peaaegu võimatu on jalule jääda. Slippery. Yes, it's really bad, slippery. This one? This one, right? No, give me hand. Okay. Sliding, yes. Skiing. Vihma vaheldamisi sajab ja ei saja ja see savi on ülilibe nagu liumäel. Keegi peab sind pidevalt toetama, muidu püsti ei jää. Vahel peavad banaanid meile siin sõna otseses mõttes iga sammu ette näitama, et me konte murdmata nõlva pealt alla saaksime. Tuleb ette ka selliseid laskumisi, kus banaanid annavad meid käest kätte nagu postipakke. Nad tambivad siis savi sisse eraldi astmed, et saaksime sinna kuidagi kanda kinnitada. See oli üks põrgulikumaid laskumisi praegu. Hakkas vihmaga sadama ja banaanid kogu aeg hoidsid kätt nagu inglid. No, need mäed on hullud, aga jõed on vahel veel hullemad. Juba märjal jõekaldal liikumine on paras väljakutse, aga rohke sajuga on jõgede pind järsult tõusma hakanud ja mõnes jõesängis, kus alles hiljuti vaata, et kuiva jalaga üle sai, ulatub vetetull nüüd puusadeni ja teinekord üle sellegi. Siingi on meil riskantsetes kohtades toeks banaanide abistavad käed. Paistab, nagu oleks iga banaani endale välja valinud ühe eestlase, keda ta siis pidevalt jälgib ja aitab. Näiteks see nokkmütsiga mees, tema nimi on Pisang. Tema on vist oma hoole alla võtnud meie kaameramehe. Niimoodi vaheldumisi mööda jõgesid ja mäenõlvu liikudes kurnavad põrgulikud tingimused meid pika peale üsna pehmeks. Banaanide võsanoad lähevad pidevast taimede peksmisest müriks ja mõnigi eestlasest matkaja saab oma näole ja kehale parajaid kriimustusi ja vorpe. Sööme kiirustades seda, mida vesisel lõkkel soojendada õnnestub ja ausalt öeldes lööb meist mõne võitlusvaim tasapisi üsnagi kõikuma. Täna on jälle üks neid džungliõhtuid, kui me oleme laagris ja sajab vahet pidamata, üldse vahet ei ole. Ja niimoodi tunde ja vahel üle 10 tunni järjest. Eks päevade kaupa pesematus ja kehv magamine ja see kondi üdini tungiv rõskus ja kopitamine hakkavad ju tõesti viimaks tüütama. Mu riietele ja ihule on tekkinud selline, ma ütleksin, tähelepanu väärne tropika metsa mitmekesine lõhnapukett. Seda ma mäletan ka oma varasematest pikematest tropikaretkedest mujal maailmas. Nii et jah, üleüldse oleme viimasel õhtul sellest džunglist rügamisest võrdlemisi tüdinud ja pimedas läheb päris tuliseks aruteluks, kuidas homme seda metsast välja minekut üleüldse jätkata. Kes tahab matkata, kes tahab paata? Artur ja Sakk ei saa 2 gruppi teha. Ei, lihtsalt enamus võidab, või lihtsalt Henrik ütleb, ei võidab. Jaa, et ühesõnaga demokraatia seisneb ju selles, et kõik kuulatakse ära ja siis öeldakse nii nagu on. Edasi lähebki nii nagu läheb, ehk siis nii nagu loodus ise seda ette määrab. Vesi jões tõuseb nii kõrgele, et jala edasi ei pääse. Ja meile tulevad appi ühe jõeäärse küla banaanid, nii et metsast välja pääseme viimaks nende paatidega. Ka seegi retke osa ei lähe päris ilma seiklusteta. Mästleval jõel puruneb ühe paadi sõukruvi, paat muutub kärestikul juhitamatuks ja hädavaevu jõuab teine paat appi viimasel hetkel enne meie ümber minekut. Ja siin on nii metsik vool, et me läheksime kohe uppi, aga praegu teine paat hoiab nagu kõrvalt kinni, et me uppi ei läheks.
ja siin me ei teagi, kuidas see asi täpselt lõpeb. Õnneks ei ole see penaanidele just esimene kord, kui säärane asi juhtub. Nad seavad hädapäraste vahenditega jõeäärsete kivide, naelte, traadiga paadi kuidagi moodi töö korda ja sõit läheb edasi. Viimaks oleme siis tõesti tagasi tsivilisatsionis, kus kohalik motelli perenaine meid turistliku etteastega tervitab. See on see sama motell, kust me kord oma metsaminekut paatidega alustasime. On ütlemata mõnus olla üle pika aja kohas, kus on olemas elekter, dušš, ventilaator ja kus ventilaatori peal saab märja särgi lõpuks täiesti kuivaks kuivatada. Jah, tarvitseb vaid veidi üle nädala sellest mugavuste maailmast ära olla, et taibata, kui väga me selle külge oleme kasvanud. Nii et need igapäevased tsivilisatsiooni hüved tunduvad tõepoolest lausa taevalike naudingutena. No nii, see oli siis nüüd veel üks videolõik ja kui te nüüd vaatasite seda tehnilist poolt, et kuidas operaator oli seda kõike suutnud jäädustada, siis on selge, et see oli professionaali töö ja meil oligi kaasas kutseline operaator ja tegelikult see materjal, mis te siin nägite, on üks väike osa sellest, mis sai tehtud ja see, mis sai tehtud, on vormistatud üks ETV sarjaks ja ETV-s selle sarja esimene osa tuleb nüüd detsembri alguses, 7. detsember, laupäevane päev, kell 8 õhtul hakkab see sari siis jooksma, et seal saate siis pikemalt näha neid seiklusi, mis sinna video peale said ja muidugi tegelikult seiklused jäid muidugi videost välja, sellepärast et siis ei olnud kellelgi aega seda kaamerat enam käes hoida. Asi oli liiga huvitavaks läinud. Aga siit edasi läheksime siis jälle nende piltide peale, vaatame see PowerPoint, kas me saame selle nüüd ette või kuidas see käib. Niimoodi, kuhu ma pean vajutama? Okei. Nii. Et edasi juhtus siis see, et kui me juba metsast väljas olime, siis sinna päris tsivilisatsiooni läksime siis juba niisuguse nii-öelda võsalennukiga, pisike lennuväli keset põlismetsi ja seal see, et kas see lennuk üldse lendab, sõltub täielikult ilmast. Et võib ka olla, et 3-4 päeva ei lenda, aga meil siis selle võrra vedas, et ta ikkagi sel päeval tuli ja läksime peale. Ja sealt läksime siis juba edasi sellesse Brunei riiki, ehk see teine see paik, kus me olime. Ja nüüd see on absoluutne vastaan muidugi. Et esimesel õhtul, kui me sinna jõudsime, oli just pime ja siis me läksime selle Brunei pealinna keskele ja seal on siis üks niisugune väga kuulus mošee, mille on see kohalik siis valitseja ehk sultan ehitanud kunagi 50. aastatel ja see mõjus täiesti nagu mingisugune muinasjutt, et ta on tehtud ka väga luksuslikult. Selle ehitajaks oli üks Itaalia arhitekt, kelle ta sinna kutsus ja ütles niimoodi see sultan, et tee midagi ilusat, rahas ei ole küsimus. Ja siis Itaalia arhitekt mõtleski välja niisuguse mošee, mis tegelikult on stiililt üsnagi mingi renessansi aegse Itaalia niisuguse uhke lossi sarnane mõnes mõttes. Eriti see keskmine kuppel on kaetud üleni päris kullaga.
aga siis need minaretid muidugi ütlevad, et see on ikkagi mošee ja see mošee kõige kõrgem minaret on 52 meetrit kõrge, meeletult kõrge. Aga üldse kogu see Brunei oli ikka niisugune ülimalt kummaline riik, ma ei olnud niisuguses käinud kunagi. Et seal on siis asi selles, et rahapuudust seal ei ole ja sellepärast on seal niisugune luksus, ümberringi on väga palju luksust ja uhket arhitektuuri. Ja see, miks nad jõukad on lihtsalt, et neil on naftat. See nafta ja loodusliku gaasi lugu on oma, et niisugune nagu põnevusromaan, aga igatahes ujuvad nad selles naftas. Ja selle tõttu elavad nad, iga elanik elab väga hästi ja samas Brunei riik on võrreldav Harjumaaga. Harjumaast on ta siis umbes 1/5 võrra suurem. Ja elanikke on seal jällegi Harjumaaga võrreldes umbes 1/5 võrra vähem. Ja selles riigis on siis näiteks ühest küljest valitseb seal siis range Koraanile tuginev põhiseadus. Ehk ta on siis šariaadi riik, mis tähendab seda, et see ihunuhtlus on täiesti kasutusel ja homoseksuaale võib karistada väga pikaajalise vangistusega ja nii edasi, nii nagu Koraan seda nagu ette määrab. Aga teistpidi, eurooplasel muidu on küll tohutu luksus ja mõnu, aga võt kärakat ei anta. Ja sellega on nii, et ikka kohe kuskil ei ole, et ei saa ka kõige peenema restorani baarist mitte mingit kärakat ja ei saa ka poest, ei saa ka althõlma midagi. Siis ainus variant oli siis see, et kuna meid hoiatati, siis me võtsime lihtsalt lähimas punktis enne Brunei piiri ületamist tavalises poes siis midagi kaasa, nii et näiteks mina võtsin õlut siis ja siis seda õlut sai siis oma toas, hotellitoas juua, aga mitte väljaspool seda tuba. Ja jällegi ikkagi teistpidi on ta niisugune väga eriline õhkkond. Näiteks see on nüüd siis see praegune Brunei ainuvalitseja, seal valitseb absoluutne monarhia selles riigis. Seal ei ole mingit muret mingite parteide võitlusega, sest monarh lihtsalt ütleb ja nii on, lihtne. Ja samas tema nimi on siis Hassan al-Bolkiah ja ta siis igal aastal korraldab oma rahvale niisuguse pidustuse seal pealinna peatänaval, et ta tuleb oma naisega siis rahva juurde ja siis rahvas saab teda tänada ja tervitada ja juubeldada ja tegelikult rahvale meeldib ka sellepärast, et ta jagab raha igas suunas. Et näiteks neil on muidugi hästi head palgad, aga siis sult ja igast hüved, näiteks tasuta arstiabi, loomulikult haridus ja nii edasi. Haridus on muide täiesti euroopalik, nii et sa võid ka kõrgkoolis õppida täiesti neid euroopalikul tasemel. Aga teistpidi on siis ikkagi niimoodi, et seal samas ta on nagu näiteks tema naiste värgid on hästi keerulised, et see on tema ametlik abikaasa siin praegu, aga ta on tegelikult olnud paar korda lahutatud ja siis tal on olnud veel mingisuguseid abikaasasid, kes on näiteks üks oli, kes hakkas talle meeldima ühel lennureisil, see oli üks stewardess, siis ta võttis selle endale naiseks. Siis järgmiseks hakkas talle meeldima üks Malaisia popmuusik,
noor näitsik, siis ta võttis selle endale naiseks. Aga see siin on kuninglikust soost, see, kes tal siin praegu on, ja see on niisugune igati väärikas niisuguse vana traditsiooniga sultani dünastiale. Ja see mees ise on siis maailma üks rikkamaid mehi, nii et tema varade suuruseks, ametlikuks suuruseks hinnatakse $20 miljardit ja see on avalik. See ei ole mingi saladus, ta ei peida seda kuskile. Aga kuna ta seda kuldaga ja raha igas suunas lahkesti pillub, siis keegi ei heida tal seda ette. Nii et niisugune omapärane. Ja tema balee on ka eriline, see on juba maailmatasemel asi, aga meid sinna ei lasta. Me saime vaadata ainult selle balee seinu või aeda, mis seda baleed ümbritses. Sest sellega oli nüüd niimoodi, et see on hästi suur ala ja seal on siis nagu värava juures auvalve, sa võid isegi selle auvalve kõrval seista ja lasta ennast pildistada, aga sisse sind sinna ei lasta keelatud alale. Ja siis on ainult üks kord aastas pärast Ramadani lõppu siis 3 päeva, kui väravad tehakse lahti ja kõik võivad sinna baleesse minna, käia seal ringi, uudistada ja kõigile, kes sinna tulevad, antakse ka süüa ja juua nii palju, kui nad tahavad. Et see on niisugune ehtne sultanlik niisugune žest. Muide, selle sultani dünastia vanuseks on 600 aastat ja nad on järjest valitsenud Bruneid. Brunei on olnud ajaloos väga kummalistes seisudes. Ta oli kunagi hiigelsuur, nüüd on ta imeväike, aga Brunei riik on olnud olemas kõik need 100 aastat. Aga nüüd järgmine pilt on nii-öelda keelatud pilt, aga teistpidi on see ka jällegi ametlik pilt. See on tehtud siis droonilt. Ja sealt on näha siis see balee lihtsalt õhust vaadates. Ja seda siis loetakse maailma suurimaks kuninglikuks residentsiks just nimelt ruumide pindala poolest. Sest väga paljud teised kuninglikud kojad kinnitavad, et nendel on kõige vägevam kuninglik residents, aga see on siis mingi teiste mõõtude järgi. Aga põrandate pindade järgi on siis nagu see. Ja põrandate pindala on siis kokku 200 000 ruutmeetrit. Ja ruume on kokku 1788, vannitubasid oli midagi 100 kaupa. Ja siis on seal igasugu imelisi ruume, aga võib-olla tähelepanuväärne on näiteks autogaraaž, kus on 110 luksusautot. Nimelt on üks selle sultani pisikesi hobisid, siis luksusautod ja sportautod. Ja neid ta siis tellib üle maailma kokku, rahas ei ole küsimus, valib ise välja ja paneb siis sinna rohkem kui 100 auto juurde, lisaks sinna garaaži. Ma ei tea, palju ta nendega sõita jõuab, aga igatahes need on kõik sõidukorras ja kohutavalt kallid. Mercedes-Benz on tema lemmik võide. Ja siis on üks teine näiteks osa sellest baleest on siis hobuse tallid ja seal on siis rohkem kui 200 hobust ja need on kõik ainult poolovõistluse hobused. Need poolovõistlus on ju, teate küll, hobuste seljas ratsutades suure kepiga, niimoodi püütakse siis lüüa seda palli vastase väravasse. Ja see jällegi see poolovõistlus on sultani üks nõrkusi ja siis muidugi need parimad hobused, kes sellel poolovõistlusel siis sobivad, neid ta siis ka nagu kogub. Ja tal on igasuguseid muid hobisid, nii et väga niisugune avalikult ekstsentriline ja imepärane mees, kes muidugi on 2-kordse kõrgema haridusega ja valdab vabalt Euroopa mitmeid keeli
ja oskab väga hästi suhelda maailma ladvikuga, nii et seal on käinud praktiliselt kõik maailma tipud tal seal külas. Ja meie hotell, siin on üks pilt sellest meie hotellist, see lõi ka ikka täitsa nagu nuiaga pähe, et mina ei ole niisuguses hotellis käinud, nimi oli tal nagu Empire Hotel ja ta siis oli 4+ tärnidega ja näiteks seal trepi peal seal taga paremal on üks inimene nagu näha, et inimesed on nagu sipelgad, see tohutu suur läbi 3 korruse jooksevad need sambad, nad on marmorist kullatud pitsidega, kirjeldamata 5 eriti peent restorani, tohutu suured klaasseinad, kust paistab siis ka meri ja ümbritsevad pargid, 522 tuba, ja siis sa tuled, eks ole, sealt metsast, natuke haised ja riided on niisugused natukene pehmelt öeldes määrdunud ja siis tuled niisuguse marmori ja kulla keskele, siis on ikka päris imelik tunne oli. Umbes ma mõtlen nagu Mark Twaini Prints ja kerjus, et kui see kerjus sattus võib-olla kuninga kotta, mingi niisugune tunne oli ja teistpidi tegelikult see hotell ei mõjunud üldse nagu mingi hotell, et ta oli liiga ülepaisutatud, ta oli liiga uhke, et nagu mošee, püha koda, ma ei tea, selline väga, väga veider, mina pole niisuguses enne olnud. Ja seal me siis olime ja vedelesime, käisime seal ka linnaekskursioonidel aga päris palju olime ka lihtsalt seal samas basseinides, seal ligunesime, nautisime kõiki tsivilisatsiooni hüvesid ja seal samas hotelli juures rannas oli täiuslik rand, mõnusad basseinid, purskkaevud, pargid, et niisugune nii-öelda unistuste puhkus, kuigi see ei ole just minu maitse, mulle tegi pigem nalja see järsk üleminek ühest maailmast teise. Ja sealt eemalt selle sama need basseini juurest, kui pika teleobjektiiviga pildi tegin, siis oli seal näha midagi sellist. Ja see on nüüd see, kust seda Brunei rikkust toodetakse. Need on siis need platvormid meres 10 kilomeetrite kaugusel. Lihtsalt teleobjektiiviga suurendatud, ta näib nagu lähedal, tegelikult need olid üliväiksed seal kaugel. Need tulelondid, eks ole, see on see, kui looduslikku gaasi põletatakse seal kogu aeg seal rafineerimistehases, aga seal siis käib elu niimoodi, et võetakse siis looduslikku gaasi ja naftat sealt merepõhjast ja töödeldakse seal samas ümber ja tegelikult praegusel ajal Brunei isegi toodab sealt merepõhjast rohkem kui maismaalt ja omakorda mitte nii palju naftat kui palju looduslikku gaasi ja neil on oma tehnoloogia välja töötatud, mida siis mujal maailmas nende järel hakati ka kasutama, et seal samas koha peal veeldatakse see looduslik gaas ära ja pannakse tankeritesse ja siis juba lähevad üle ookeani nagu müügiks erinevatesse kohtadesse ja niimoodi nad seal elavad ja nafta ja gaas muudkui tuleb ja siis on muidugi mõned skeptikud on püüdnud siis nagu välja arvutada, et nende praeguste teadaolevate andmete järgi peaks see gaas ja nafta umbes 22 aasta pärast ära lõppema. Et huvitav, mis siis võib juhtuda. Aga teistpidi võib-olla nad leiavad sealt merepõhjast midagi juurde ja üleüldse ma ei näinud küll, et keegi seal Brunei heaoluriigis selle tühja asja pärast oleks muretsenud, aga niisugune väike skepsis muidugi jäi, et Penaanid on võimelised elama oma metsas juhul, kui seda metsa maha ei raiuta.
praktiliselt igavesti. Nad lihtsalt, see mets ju uuendab ennast ise, seal leidub kõike, mida eluks vaja, neil pole vaja sidemeid välismaailmaga, aga nüüd sellel Brunei riigil on niimoodi, et nemad ripuvad ainult ühest loodusvarast ja ainult sellest, et maailm nõuab naftat. Aga sellega see minu rida lõpeb. Ma muidugi veel tahtsin öelda seda, et nüüd praegu jooksevad ka ju raadios pühapäeviti need Borneo saated mul ja on plaanis nüüd 16. oktoobril, novembril ikka, praegu ongi november juba, 16. november, siis paari nädala pärast teha avalik salvestus ja see on siis plaanis seal raadio uudiste majas. Et sinna tuleb, selle kohta tulevad veel eraldi teatada, aga igal juhul kõik, kes te siin olete tere tulnud, et seal seda Borneo juttu saab veel päris pikalt jätkata. Aga täna siis loodan, et Kätlinilt tuleb veel üks äge lugu. Nii, aitäh ägedate lugude eest Borneo saarelt või. Et tänud kutsumast. Ja siis kindlasti saab siis neid lugusid nautida veel edasi, see on väga tore. Aga tänase õhtu võtan kokku, et järsku lugu midagi, mis jääks nagu meenutama seda kõike. Kui ma proovin siin midagi mõelda. Sai lubatud 50 parmupilli, nüüd mul on kõik sassis siin juba. Nii, see. Borneo saar, tülülü, 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 Borneo saar,
aitäh! Ja aitäh Kätlinile ja sa kinkisid Hendriku ilusa Borneo loo, aga ma palun, et Hendrik annaks meie poolt sulle loodusfoto aastaraamatud üle. Viimase 3 aasta looming, aga selle aasta looming läks täna trükikotta, nii et ja trükitakse Viljandis, kus eraldi, et saad esimesena kätte ka 2019 aasta raamatu. Ja siin samad asjad ka muidugi sümboolselt ka Hendrikule, kuigi Hendrik juhtust. Sulle ka sümboolselt kõik need, mis siin leti peal on. Ja järgmine esmaspäev tuleb Mägede õhtu. Priit Joosu ja meie üks osa uusi alpiniste on juba saanud lumeleopardideks ja tuleb rännak Pobedale ja üht-teist huvitavat veel. Nii et nädala pärast kohtume taas.